Tere! Mina olen doktor Ilmar Kaur. Selles videoloengus tutvustan ma erinevaid bariaatrilise kirurgia operatsioonimeetodeid. Haigekassa rahastab Eestis neid kolme tüüpi bariaatrilisi operatsioone: sleeve-operatsioon, standard bypass-operatsioon ja mini-bypass-operatsioon. Ka muudes riikides on tegemist valdavate operatsioonimeetoditega. Ülejäänud operatsioonid nagu maopael, maoplikatsioon või mallabsorptiivsed operatsioonid on väga väikese osakaaluga. Sleeve-operatsiooni käigus eemaldatakse laparoskoopiliselt pikisuunaliselt mao suur kõverik, jättes alles mao väikesest kõverikust moodustatud toru ehk varruka, inglise keeles siis sleeve. Kui muidu on mao maht umbes 1500 milliliitrit, siis operatsiooni järgselt jääb sellest alles 150–200 milliliitrit. Väike magu täitub toiduga kiiremini, tekitades täiskõhutunde ja piirates sellega söödava toidu koguseid. Samuti liigub toit väikesest maost kiiremini edasi peensoolde, mis veelgi võimendab küllastustunnet. Lisaks vähendab mao funduse osa eemaldamine näljatunnet, kuna sellega koos eemaldatakse greliini ehk peamist näljahormooni tootvad rakud. Sleeve-operatsiooni peamine eelis on asjaolu, et kuna toit läbib endiselt kõiki seedetrakti osasid, siis tekib mikrotoitainete ja vitamiinide malabsorptsiooni oluliselt vähem kui bypass-operatsiooni korral. Praegu on sleeve-operatsioon enim tehtud bariaatriline operatsioon Eestis ja maailmas. Eestis opereeriti 2017. aastal 49% patsientidest sel meetodil. Bypass-operatsiooni käigus moodustatakse mao ülemisest osast väike maokene, mille maht on 20–30 milliliitrit. Selle maokese külge ühendatakse proksimaalne peensool. Toit liigub nüüd söögitorust väikesesse makku ja sealt otse peensoolde, jättes oma teekonnal vahele suure mao, 12 sõrmiksoole ja peensoole algusosa. Alumise anastomoosi kaudu juhitakse suure mao nõre, sapp ja kõhunäärme nõre peensoolde. Kuna toit ei läbi enam suurt magu, duodeenumit ja peensoole algusosa, on oht mõningate mikrotoitainete vaegimendumiseks, nagu raud, B12 vitamiin, foolhappe ja nii edasi. Operatsioon teostatakse laparoskoopiliselt. Tegemist on bariaatrilise kirurgia nii-öelda kuldstandardiga. Operatsioonimeetod on kasutusel olnud üle 30 aasta ning tema pikaajaline tulemuslikkus ning võimalikud kõrvaltoimed on hästi teada. Kaalulangus on hea ja reeglina püsiv, kuid probleemiks on vitamiinide ja mikroelementide vaegimendumine. Eestis tehti 2017. aastal 38% kõigist operatsioonidest just sel meetodil. Mini-bypass operatsiooni käigus moodustatakse mao ülemisest osast pikk väike maokene, mille maht on 50–60 milliliitrit. Selle maokese külge ühendatakse peensool umbes 1,5–2,5 meetrit peensoole algusosast distaalsemal. Toit liigub nüüd söögitorust väikesesse makku ja sealt otse peensoolde, jättes oma teekonnal vahele suure mao, 12 sõrmiksoole ja peensoole algusosa 1,5–2,5 meetrit. Kuna toit ei läbi enam suurt magu, duodeenumit ja peensoole algusosa, on oht mõningate mikrotoitainete vaegimendumiseks, nagu raud ja B12 vitamiin. Operatsioon teostatakse laparoskoopiliselt. Võrreldes standard bypass operatsiooniga on pikaajaline kaalulangus natukene suurem, teatud tüsistusi nagu kõhuvalu episoodid ja soolesulgused vähem. Samas vaegtoitumuse ja mallabsorptiivsete tüsistuste risk on kõrgem. 2017. aastal tehti 4% ehk umbes 30 operatsiooni just sel meetodil. Bariaatrilise operatsiooni eesmärk on muuta patsiendi elustiili, täpsemalt toitumis- ja liikumisharjumusi. Mao mahu vähendamine vähendab mehaaniliselt korraga söödava toidu koguseid. Toidu kiire liikumine peensoolde võimendab küllastustunnet veelgi. Osa mao eemaldamine, nagu näiteks sleeve-operatsiooni korral või toiduteekonna muutmine seedetraktis bypass-operatsiooni korral,
seadistab ümber mitmeid aju- ja seedetrakti vahelised hormonaalsed regulaatormehhanismid, mille tulemusena väheneb näljatunne ja muutuvad toidueelistused. Kaalulangus muudab patsiendid reeglina kehaliselt aktiivsemateks. Kaalulanguse püsimise seisukohalt on kehaline aktiivsus väga oluline. On ka uuringuid, mis näitavad, et soole mikrobioom muutub peale operatsiooni viisil, mis samuti aitab kaasa kaalulangusele. Kuna me ei mõista tegelikult tänapäeval täielikult kehakaalu ja söömiskäitumise regulatsiooni mehhanisme, siis ei saa me ka eeldada täielikku arusaamist operatsioonide toimest ja nende põhjustest. Umbes pooled opereeritud patsientidest nimetavad peamise põhjusena, miks nad operatsioone soovivad, rasvumisega seotud kroonilisi haiguseid ja soovi neist vabaneda. Kõige enam räägitakse bariaatrilise kirurgia mõjust teise tüübi diabeedi puhul, kuid samaväärselt leevenduvad või saavutatakse täielik remissioon ka paljude teiste rasvumisega seotud haiguste korral, nagu arteriaalne hüpertensioon, uneapnoe, liigeshaigused, stressiinkontinents, metaboolne sündroom ja paljud teised. Eesti bariaatrilise kirurgia patsientidest esineb teise tüübi diabeet 25%, arteriaalne hüpertensioon 50%. Mitmed võrdlevad uuringud on tõestanud, et bariaatrilise operatsiooniga saavutatakse oluliselt suurema tõenäosusega adekvaatne veresuhkru kontroll ja glükohemoglobiini langus teist tüüpi diabeetikutel võrreldes ükskõik millise ja ükskõik kui kaasaegse medikamentoosse raviga. Pole liialdus väita, et teise tüübi diabeedi kõige efektiivsem ravi on kirurgiline ravi bariaatrilise operatsiooni näol. Mitmed suured uuringud on tõestanud, et bariaatriline kirurgia päästab elusid, vähendades enneaegset suremust ja pikendades elulemust. Viidatud uuringus oli 10 aastat peale uuringu algust opereeritud patsientidest erinevatel põhjustel surnud 13,8%, opereerimata võrdlusgrupis aga 23,9%. Kui vaadata täpsemalt, millised surmad edasi lükatakse või ära hoitakse, siis avastame erinevuse meeste ja naiste vahel. Meestel hoitakse ära eeskätt kardiovaskulaarsed surmad, infarktid, insuldid ja diabeeditüsistustest tingitud surmad. Naistel aga eeskätt diabeedist ja pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmad. Asi on ilmselt selles, et naiste puhul tõstab rasvumine vähihaigestumise riski märkimisväärselt, meestel aga mitte niivõrd. Bariaatriline kirurgia on tänapäeval märkimisväärselt madala tüsistuste riskiga. Peab arvestama, et valdkond on teravdatud meedia tähelepanu all kogu maailmas ja praktiliselt iga surmajuhtum leiab ajakirjanduses käsitlust. Tekkiv kuvand seostub pigem ohtliku ja avantüristliku ravimeetodiga, mitte asjaoluga, et bariaatrilise operatsiooni tüsistustesse sureb vähem kui üks opereeritud patsient 1000. Nähke puude taga metsa. Põhja-Eesti regionaalhaiglas opereeritud 2000 patsiendist on operatsiooni tüsistuste tõttu surnud 2. Eestis kokku opereeritud pea 6000 patsiendist 7. Bariaatriliste operatsioonide aastane arv Eestis on stabiliseerunud 600 ja 700 lõikuse vahel. Võrreldes mitmete Euroopa Liidu liikmesriikidega, nagu näiteks Läti, Leedu, Soome, Taani ja Saksamaa, on meie aastane operatsioonide arv 1 miljoni elanikkonna kohta oluliselt suurem ja võrreldav valdkonnas kõige edukamate riikidega nagu Rootsi, Norra ja Belgia. Võib öelda, et bariaatriline kirurgia on täna Eestis mõistlikult rahastatav, kättesaadav ja hästi vastu võetud ravimeetod rasvumise ja sellega seotud kaasuvate haiguste raviks. Peamiste Eestis tehtavate bariaatriliste operatsioonide, sleeve'i ja bypassi omavaheline vahekord on aastate jooksul muutunud. Bypassi osakaal aasta-aastalt langenud, sleeve'i osakaal samal ajal tõusnud ja 2017. aastal teostati Eestis esmakordset sleeve-operatsioone rohkem kui bypass-operatsioone. Eesti Haigekassa lepingut bariaatrilisteks operatsioonideks omavad täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Viljandi haigla.
Kokkuvõttes võib öelda, et bariaatriline kirurgia Eestis on välja kujunenud ravimeetod, Eesti Haigekassa poolt mõistlikult rahastatud, pikaajaline tulemuslikkus ja ohutus on võrreldavad USA ja Rootsiga, hea ravitulemus eeldab koostööd patsiendi, perearsti ja kirurgilise ravi meeskonna vahel.